Ma pidin video tegema. Pers. Hommik Huugajaga, hooaeg 2, episood 2. No nii nakad. Nägite siis intros klippi, kuidas ma panin normaalselt mäsave. Mõnus raisk. See oli mu esimene ja ainukene faceplant, mis mul on trikirattaga olnud. Kes siis jalg kursis, olen väga agar trikirattur olnud alates aastast 2007. Nii et kõik ekstreemsportlased Tallinnas, võtke muga kevadel ühendust, lähme välja, sõidame ratastega, teeme kuradi rulaga treeb flippi ja tail flippi ja kuradi jah. Igatahes olete taas kord tulnud vaatama seda lõbusat kogupere saadet nimega Hommik Huugajaga, mis on jõudnud oma teise hooaega, kes siis veel kursis ei ole. Teine episood on meil siin käimas, käes on 19. veebruar 2018. aastal ja anname tuld, näh. Just Ubri. Ei, ja model S mulle järgi, sul Uber järgi. Iga lits, kes tahab, saadan Ubri järgi. Saadan ikka Ubri järgi, olgu või pühapäev ikka Uber järgi. Sorry, keda BMX asjad ei koti, aga ma pidin siia selle lõppu panema, see on nii fucking kõva video, mulle nii meeldib see. Ja muusikapala seal taustaks oli Yuki Ubri, selle lingi panen ka sinna alla, mingi kuuleka, kuidas kohalikud poisid teevad trap music, skrt. Aga esimene asi, millest ma sooviksin rääkida, on siis minu enda eelmine video, mis siis sai päris menukaks, sain siin isegi natukene vaatamisi siin, mingi 10 000 midagi. Aga täpsemalt sellest, et mitu korda öeldi mulle sitasti. Mitte ühtegi korda, päris ausalt, sellepärast, et ma olen olnud ise noor, ma olen ise meeletus koguses internetis inimestega, mölisenud inimesi, vittu saatnud teadmisega, et minuga juhtu mitte midagi. Aga vaata, tänapäeval on see, et su Facebooki konto on ühendatud selle YouTube'i kontoga ja kui sa mind nagu siin perse saadad, siis ma näen ju tegelikult su nime ja siis on mul on nagu täitsa nagu naljakas vaadata, kui keegi saadab mind siin perse, siis ma lähen vaatan Facebookis, et see on siuke 1,60 m 13-aastane New Yorkeri riideid kandev nokk, kes peab kell 9 arvutikõlarit natukene vaiksemaks panema, sest issi hakkab aktuaalset kaamerat vaatama. Aga ma ei saa seda pahaks panna, sest ma olen ise ka samasugune olnud. Ja teiseks, kõik te siuksed Isto fännid, kes te mulle peale lendasite ja mulle mingisugune 100+ dislike'i tegite, te saate alles kuskil 3-4 aasta pärast aru ja kui te tagasi vaatate ja mõtlete, et türa ma olin ikka kuradi siuke loh seal internetis ikka, no mida vittu, no kuidas ma siuke loh. Aga räägime siis natuke mingisugustest uudistest ka. Minu esimene asi, millest ma sooviksin rääkida, on siis loomulikult see, et meil on praegu käimas siis taliolümpia, mis siis asub meil Lõuna-Koreas. Ja seal siis kuulus rulataja, snowboarder, multitalent Shaun White tegi siis väga haige run'i ja võitis siis järjekordse kuldse medali, nii et Shaun White on MVP, ülikõva, äge, mõnus. Shaun White on küll kõva lauamees, aga väga puhas poiss ta ei ole, sellepärast et 2016. aastal esitas talle siis süüdistuse tema bändikaaslane, kes siis esitas talle süüdistuse seksuaalse ahistamise kohta. Süüdistuse esitas talle siis vana bändikaaslane, naistrummar, kes siis ütles, et Shaun White saatis talle siis erekteerunud peenisest pilte ning oli seal ka muid rõvedaid videoisi, mida Shaunile meeldis edasi saata. Väga kahetsusväärne lugu, aga õnneks saatis Shaun White oma naistrummarile vaid lihtlabaseid peenisepilte, mitte näiteks mingisuguse Eesti tüdruk-youtuberi purjus peaga tehtud Q&A videot. Palju odesid vendi? Ma ei tea, mida see tähendab. Ma jõin ära ühe Brunneri veini ja nüüd ma jõin juba teist veini, see on siin. See on teine pudel tal. Ehk siis väga vähe. See on siuke korralik Eesti YouTube'i video, sellepärast et meeldib meile juua, meeldib meile vlogida ja meeldib meile küsimustele vastata. Ja nüüd see kompott kokku panna, tulebki välja siis meil drunk Q&A. Ärme heidi mitte kedagi, eks ole. Siis sellel nädalal juhtus üks väga perses asi veel, no perses on vähe öeldud, aga igatahes 17-aastane Magnus nimelt käis siis sõbra juures pinnapeol. Oleme kõik käinud sõprade juures peol ja vahepeal saab pidu läbi, pead koju minema, oled närvis, et pidu sai läbi, kõnnid kodu poole. Magnus märkas kodu poole kõndides siis tänavapildil ühte 50-aastast vanemat härrasmeest, kellelt ta läks siis kohe tobi küsima. Paraku ei olnud vanamehel tobi anda ja Magnus andis talle siis ühe hea
paugu vassa lõuga. Kuna elame sotsiaalmeedia ajastul, otsustas Magnus ka sellest video teha ja ongi siis kuskil liiklemas video, mis on 9 sekundit pikk, kuidas Magnus siis ühes käes hoiab telefoni ja teise käega annab siis vanamehele uut ja vana. Peale seda, kui vanamees oli nokki löödud ja maas levas, võttis siis Magnus kätest jalgadest kinni ja vedas härrasmehe eemale põõsasse. Põhja prefektuuri kriminaalbüroo juhi sõnul hakkas siis 17-aastane Magnus võtma ohvrilt dressipluusi ära, peale mida ärkas siis ohver ülesse ja siis Magnus mõtles, et kurat, ma ikkagi nii väga tahan neid dresse ja panin talle noaga 11 fucking korda niimoodi. Mõni minut hiljem olles veel tänaval saatis Magnus siis ühele sõbrannale Facebookis selle 9-sekundilise video, kus ta siis vanameest nüpeldas. Peale mida tekkis sellest konvis siis group chat, mida nägi 16 inimest. Magnus oli pärast hiljem saanud veel sõbraga kokku ja rääkis sõbrale ka, et peale ma olen ikka nii haige kõva vend, noh. Ma andsin kuradi 50-aastasele molli, vend tuli tere paukuma, ma olin lihtsalt mingi tere nagu kuradi, tahad minna, ahve, tahad minna või? Näitas ta siis sõpradele oma punaseid nukke, ütles, et tulge kaasa, ma näitan teile, kus see vend on, vedas sõbrad kaasa ja oligi siis kuskil põõsas laip maas. Magnus ütles loomulikult, ei, mina andsin talle lihtsalt molli, ma ei tea, kes talle nuga andis, nagu mina andsin talle lihtsalt kuradi rusikaga vassa hammas. Ja see asi läheb veel rohkem perse. Magnus pani enda Facebooki profile pildi endast, kandes neid samu dresse, mis olid mingisugusel laibal metsas puudu. Nagu, mida? Vend nagu literaali lihtsalt ütles omale mingi fotograaf sõbrale, et kuule, viitsid tule välja, võta ma Nikon kaasa, lähme teeme paar pauku, vaata, mul on kuradi uus fääg ja värki. Aga 2 päeva hiljem esmaspäeval mindi siis Magnusele kooli järgi, mitte küll vanemad, vaid hoopis võimuorganid, kes siis võtsid Magnuse kaasa, läksid otsisid ta kodu läbi ja leidsidki talt voodi alt siis mõnusa verise noa. Samuti leiti üles ka siis see sotsiaalmeedia vestlus, kus siis oli üksikasjalikult kirjeldatud kõiki neid asju, mis tol ööl juhtusid, millega Magnus siis ässas oma sõprade ees. Aga ma ei ole sellel hooajal andnud veel ühtegi Vakstube tiitlit, nii et täna on see õige hetk, aga ma ei anna seda Vakstube tiitlit Magnusele, sest Magnus sai 9 aastat, ta loomulikult lastakse vabaks 4 aasta pärast ja öeldakse talle, et ole nüüd ilusti ja korralik, aga tingimisi pead veel paar aastat olema. Aga ma annaks selle Vakstube tiitli nendele kõikidele 16 inimesele, kes selle group chatis osalesid, kes seda kõike nagu nägid ja kes nagu mitte kellegile midagi ei öelnud. Ma olen sellega täitsa nõus, et snitches get stitches ja tanki panna on kole, aga kui me räägime praegu kuredi mõrvamisest, siis tere nagu, mida vittu te mõtlesite mehed seal? Teid on 16 tükki, mitte ükski vend ei pane tanki, et mingi 17-aastane nokk lasi kuredi ma noaga mingil vennal maosõelaks või? Nii et palju õnne need 16 inimest, kes osalesid group chatis, kus saadeti siis pilte ja videosid sellest, kuidas mingisugune süütu 50-aastane vend peeneks lasti. Auhinna saate kätte siis, kui te lähete vanni, lasete vanni vett täis ja viskate rösteri sisse, siis ilmub teie auhind välja. Ning viimane asi, millest ma sooviksin rääkida, on siis see, kuidas üks... Sorry, ma millegipärast ei pannud sellele klipile mikrofoni külge, aga loodan, et saate hakkama. Ning viimane asi, millest ma sooviksin rääkida, on siis see, kuidas üks rakkekooli õpetaja nimega Marliis Newsam siis pühendas bioloogiatunnis tublisti aega sellele, et tutvustada lastele siis vaktsiinide negatiivset mõju. Vaata, jaa, Marliis, ma saan aru, vaata, et see vaktsineerimine loomulikult ei garanteeri, et sa jääd ellu, kui sind gripp tuleb kimbutama ja sa 41 palavikuga seal voodis ägised, aga fakt on see, et praegusel hetkel on USAs siin viimase mõne päeva jooksul surnud ära 22 last, mis teeb selle kogu surma summaks 84 last sellel hooajal, kes on grippi ära surnud. Seesama report nende andmete kohta ütleb ka seda, et enamus lapsi nendest 84 ei olnud vaktsineeritud. Nii et ma ei tea, selles mõttes ma nagu ei ütle midagi, aga ja siis nagu mõtled nende laste peale ka, kellel nagu ei olegi valikut, kellel mingi lapsevanemad teevad lihtsalt siukse otsuse ära ja neil lihtsalt ongi nagu putsis võib-olla tulevikus sellepärast. Et lihtsalt nagu täiskohaga emme mõtles, et ei hakka mingit süste tegema. Ma lugesin Telegramist, need on need kuradi pannakse kiibid sisse sinna last. Ja lisaks selle teemaga üks seonduv asi on see, et lugesin seda uudist ja lugesin seal kommentaarides selle kohta ka, et väga paljud tööandjad, isegi täiskasvanutel inimestel on nagu öelnud, et kuule, aga sul on lihtsalt mingi palavik, sa saad ikka tööle tulla ju, et ei ole nagu hullu, et kui peaks juhuslikult minu vaatajate hulgas olema keegi tööandja ja kelle alluv ütleb, et kuule, mul on gripp, vaata, et mul on nagu ausalt jumala perses, siis ära hakka talle ajama seda, et kuule, aga tule ikka tööle, et sul on nagu palavik, rääkida ikka saad ju. Nagu kurat, isegi mu enda hea sõber ja kolleeg Kevin oli kuradi ma mõni nädal tagasi 40 palavikuga kodus kutsusin talle kiirabi järgi, nagu mida, ma isegi kujuta ette nagu seda olukorda, kus ma olen nii perses omadega, ma pean kiirabi endale järgi kutsuma, nii et ei ole see gripp nalja asi ja kui tööandja ütleb, et aga kuule, aga mine ikka tööle, siis ütle talle, et aga mine ikka perse, sellepärast, et ma pean ennast ravima, ma pean selle ära saama, see ei ole nagu nalja asi, ausalt, Huuga ja hoolib. Olge terved.
aga sellega ma tänaseks lõpetangi, olge tublid, olge terved, olge vahvad, varsti on kevad tulemas ja huugamiseni.